Tervitused! Minu tänane video on seotud näonahaga ja mul on väga hea meel öelda, et tänane video on sponsoreeritud Garnieri poolt, sest et juhtus selline täiesti kummaline lugu. Vaat mina teen ju YouTube'is siin videosid, eks ju. See kõik on nagu väga lahe, kasvanud selliseks suureks tegemiseks ja miskipärast valiti mind välja Garnieri ühe selle toote tegemise või promomise või ühesõnaga reklaami näoks mind Eesti poolt esitama. Ja minu jaoks oli see väga üllatav, sest et ma ei tee ju üldse mingeid iluasju, eriti ma olen natuke iluvideoid teinud, aga igatahes mind kutsuti siis reklaami ja ongi see selline näomask ja üks teine valget värvi näomask oli ka, mida ma siis olin nagu reklaamnäoks. Ma sõitsingi Poola, seal oli kõik väga professionaalne, kõik stuudios tegime need videoklipid. Minu jaoks oli see reis väga lahe, klipid tulid minu arvates väga lõbusad välja. Ja nüüd oma videos ma reaalselt proovin seda veel. Mina enda näonahale eriti midagi erilist protseduure ei tee, et minu nägu vajab seda, et seda pestaks väga vähe, et ma pesen enda nägu niimoodi 1 korra päevas, sest kui ma pesen 2 korda, siis miski nagu tuleb siit mingi kiht maha või nii, et mul tulevad punnid. Aga mis minu näonahal, muidu ta on siuke sile klaar, aga vaat need kohad on mul alati nagu sellised kühmulised, et see on mingi nahatüüp või mingi, ma guugeldasin ka, see ei ole midagi nagu erilist, sellised nagu tugevad kühmukesed on ja, et see ei ole mingi allergia ega nii, vaid naha loomulik mingi kaitse asi, et sinna kogunevad mingid värgindused, ma ei tea, aga see on mul nii siin nendel põskedel kui minu kätel kui ka reitel. Ja ma tegelikult siin salaja mõtlesin, et ma teen küll video siin, kuidas see näomask minul toimib, aga ma mõtlesin, et äkki ma nagu teen mujale kehaosadele ka nagu seda musta möga on ja ma ei tea, ma nagu katsetaks. Ja mul on hea aeg uuesti seda proovida. Ja kuna filmimise jaoks ma ju alati teen endal meigi ka ilusti, siis ma võtan nagu endal selle nagu põskede pealt selle meigi maha ka. Ma ei tea, see uues filmimine on jummalast keeruline, sest vahepeal paistab päike, vahepeal puhub tuul, siis autod sõidavad mööda. Ma võtan kõik selle ühtlustuse oma näolt maha ja nüüd ma olen päikse ajal siin nagu pruunistanud enda nahka ka. Ja ma pidingi endal foundationi võtma täiesti tumedama tooni, sest et nägu on nii palju pruunimaks läinud. See on, mis ta on? Pure Active 3-1 Gargoal. No, see on 3 asja. Sa saad seda kasutada pesukeelina, koorjana ja maskina. Ja mina praegu kasutan seda maskina. Oh my god. See on nagu siuke hall. Ja ta lõhnab minu arvates nagu see meeste aftershave või midagi sellist. Ma tean, et silmadele ei tohi panna. Ta lõhnab värskelt. Siin on nagu sellised tükikesed, mis teevad seda koorimisefekti, sa saad nagu veits nühkida seda. Oh my god, ma olen mökerdes. Ja minu nahal ma kohe tunnen, et ta hakkab nagu kihelema. Ja seal võtteplatsil meil ka kõigil kiheles see pealmine kiht, see vananaha kiht. Ta nagu midagi korraldab niimoodi ära, et ta läheb nagu pehmeks. See vananaha kiht tuleb maha. Ma olen täitsa muda käkk ju. Ta ei ole täiesti must, vaid nagu ta oleks nagu selline mudane. Nüüd peab ootama. Boom. Minu nägu on nüüd pestud ja see on nagu ülipehme. Kõik need konarused, mis mul nagu siin olid, on ülipehmed. Ta teeb hästi puhtaks ja kõik need siuksed mustad täpid, mis siin on ka, neid ta ka vähendab. Kui ma eriti ei kasuta näo siukseid tooteid, siis seda ma isegi kasutan. Aga nüüd ma võtan ja teen selle asja natukene keerulisemaks, natukene samm edasi ja ma kasutan seda maski oma kätel ja jalgadel, sest et kui nüüd öelda päris ausalt, siis minu kannidel on ka siuksed nagu konar või täpselt samasugused siuksed täpikesed on ju. Auto sõidab mööda. Et ma nagu tahaks proovida, kas see töötab ka minu ülejäänud nahal. Mul on lihtsalt siuke hulljulge mõte. Ja nüüd ma saan panna enda prillid pähe ka. Let's do it.
nii, ma olen täielikult valmis viima selle ürituse järgmisele tasandile. Ma olen pannud selga oma trikoo. Need kohad on mul hästi sellised mühklikud ja ma nüüd kavatsen selle siia panna ja vaadata, mis saab. Kas see töötab sama hästi minu käe nahal kui minu näo nahal. Keegi rattur sõitis mööda. Ma ei oska seda selgitada. See lihtsalt on selline asi. Sest et mitte miski ei ole mul mitte kunagi neid mühukesi ära võtnud. Mul oleks nagu väga hea meel, kui see oleks minu vastu. Seda toodet võib-olla ei kasutata niimoodi ja see ei ole nii mõeldud, aga äkki minu jaoks on. See on ülinaljakas ja ma oleks nagu mingisugune sõdalane, läheb kohe jahile metsa ja ta peab ennast maskeerima mudaga. Tunne on mul hea, vaikselt kribiseb ja kuna näonahk on nagu õrnem, siis ma arvan, ma lasen kehal natukene kauem toimida ja saan äkki sileda naha. Esimene katse siin ma võtsin ühe niiske rätiku ja ma võin öelda, et see on nii kuivanud, et see ei toimi, et ma pean ikkagi minema tuppa ja selle maha pesema vist. Kui ma niimoodi nühin, siis ta nagu teeb seda koorimist ka veits, on ju. Üli pehme ja kreemine on küll, aga ma tunnen, et mul on natuke seda maski peal ja ma pean minema seda veega maha pesema. Ma ei saa selle rätikuga ja see rätik on, ütleme nii, loojakarja läinud täiesti must. Be right back. Sedasi, ma olen nüüd ennast ära pesnud ja ma võin sulle öelda täiesti rahulikult, et see töötab. See nahk, mis mul oli selline krobeline, on nüüd nagu ülisile ja ma mõtlen, et reaalselt mingi kord kuus ma kasutan seda maski, mis on mõeldud näole, aga ma kasutan seda nagu nendele kehaosadele, mis nagu vajavad silendust. Sest mul ei ole nagu problemaatiline nahk, aga ta võiks olla nagu pehmem, see oleks minu soov ja see toode täidab minu soovid. Nii et ma võin öelda, et see näomask töötab ja ma ilmselt teen mingi sellise loosi ka enda Instagramis, et seda toodet loosin välja. Ma arvan, et seal on kõige mugavam seda nagu loosida. Nii et vaata mu Instagrami ka ja siis ongi nii lahe. Tänan Garnierile. Okei, ole tubli, stay chill, stay fab. Ciao!